Viimaste hõimude tants. Kõige suuremad hukatused toome ikka endale ise kaela. Lugu sellest, kuidas jõudsime tänasesse päeva. See oli täpsemalt aastal 2049, mil maailm muutus tundmatuseni. Enne. Inimkonna ahnus ja ülbus olid viinud meid nii kaugele, et metsadest, soodest ja rabadest polnud enam midagi alles. Selleks hetkeks oli maailmas üle 10 miljardi inimese, kes pidid siia ära mahtuma. Inimesed, kes vajasid süüa, juua ja tahtsid rikkalikku elu elada. Maa keskmine temperatuur oli tõusnud juba enam kui 1,5 kraadi. Seni vaid harva esinenud looduskatastroofid said aegamisi igakuisteks ja siis juba iganädalasteks katsumusteks. Maad tabasid kuumalained, mis tõid kaasa põuad, saaki ikaldus ja seetõttu ei jõudnud maa enam suurt rahvastikku ära toita. Äkilised karmid tormid tõid kaasa suuri vihmavalinguid. Merevee tase tõusis ja 100 miljonid inimesed põgenesid rannikuäärsetest linnadest, mis kõik vaikselt vee alla vajusid. Kui varasemalt suudeti katastroofide vahelisel ajal siiski elu jälle üles ehitada, siis mida sagedasemaks läksid õnnetused, seda väiksemaks jäi inimeste jõud ja vastupidavus. Must päev. Seda võib pidada inimkonna viimaseks päevaks, enne kui algas uus elu ja uus ajastu. Järjekordse kuumalaine ajal, kui kogu maad kattis põud, nähti seda esimest korda. Mitmed prohvetid olid juba ammu ennustusi teinud, kuid ometi ei suutnud keegi lõpuni uskuda, et see aeg päriselt kätte jõudis. Palav päike oli inimesed totaalselt läbi kurnanud. Lootuses näha taevas sajupilvi kogunemas hämmastas inimkonda, aga hoopis miski muu. Alguses vaid silmi kissitades võis kaugelt näha tundmatut tulekeha, mis vaikselt, aga kindlalt maa suunas uhises. Justkui langev täht, mis kogub tuure ning mida maa gravitatsioon enda poole tirib. Mida lähemale tundmatu taevakeha jõudis, seda eredamaks muutus seda ümbritsev sinakas kuma. Õudusest halvatud inimesed jäid taevakeha pärani silmi jälgima, hirm kangestunud näole. Viimasel hetkel, kui sai selgeks, et kokkupõrge on vältimatu, vallandus inimestes paanika ja tormi joostes püüti üle maailma varju otsida. Viimased sekundid tundusid kui tunnid, enne kui käis terav sähvatus ja kõrvulukustav pauk. Maa värises ja kilomeetrite kõrgusele tõusis hiiglaslik must pilv, mis kattis aegamisi terve taevalootuse. Nagu päiksevarjutus, mis ei lõppe kunagi. See kestis ja kestis, kuni kogu maailm oli mattunud pimedusse. Julgemata hingata, seisti, oodates lõppu. Kui taevakivi maad tabas, muutus ka maa ise. Selle mõju oli midagi nii müstilist, tugevat ja enneolematut, et muutis eksistentsi aatomite tuumatasandil. Ka inimkond muutus tundmatuseni. Vaid kõige sitkemad, tugevamad või ehk kõige õnnelikumad suutsid katastroofi üle elada ja kõigi takistuste kiuste luua endale elu selles uues pöörases maailmas. Uus maailm. See maailm ei ole enam selline, nagu suudaks tavaline inimene ette kujutada. Selles pole alles ei midagi ratsionaalset, ei mingit märki kunagisest kaugest ajast. Laamad ja mandrid, mäestikud ja ookeanid, füüsikaseadused ning aja arvamine, kõik on muutunud. Meteoriidi kokkupõrkest tingitud muutused lõid äärmuslikud kliimatingimused, mis killustasid maa väga isoleeritud keskkondadeks. Osa maakerast on kaetud jääkõrbetega, kus on lühikesed külmad päevad ja pikad kõledad ööd. Osa maast muutus tektooniliselt nii aktiivseks, et seal purskavad lakkamatult vulkaanid ning valitseb kuumus, mis tabab pea igasuguse elu. Füüsikaseaduste häirumine tõi kaasa osalise gravitatsiooni nõrgenemise. Seetõttu leidub kohti, kus kokkupõrke tagajärjel paiskusid maaküljest lahti terved kivised kaljunukid, mis moodustavad mäeahelikust mitmesaja meetri kõrgusel hõljuvad kaljusaared. Eriskummalistes keskkondades kujunesid vähestest ellu jäänud looma- ja taimeliikidest uued kooslused. Ka need inimesed, kes jõudsid meteoriidi eest pakku ja jäid ekstreemsetes tingimustes püsima, suutsid endale ajapikku uue elu kujundada. Maailma eri paikades püüdsid uued isoleeritud kogukonnad säilitada teadmisi minevikust ja õppida juurde uusi vajalikke oskusi. Piirid nende ekstreemselt erinevate piirkondade vahel olid väga teravad. Vaid üks mäeahelik võis eraldada troopilise vihmametsa täielikust liivakõrbest ning vaid 100 meetri laiune jõgi jätta ühele poole kallast jäised väljad
ja teisele vulkaanilise mägismaa. Isoleeritud kogukonnad ei julgenud pikki aastatuhandeid liikuda piiridest kaugemale, kartes, mis neid teisel pool ees ootab. Tuulevaikus. Aastasadade vältel märkasid kogukonnad erinevais paigus ühtmoodi, et iga sajandi jooksul tekib moment, kus ekstreemsed ilmastikutingimused taanduvad, elutingimused muutuvad leebemaks. Kogukondadest kaugemale liikumine muutub võimalikuks. Selline suikuv periood võis kesta kuni aasta, enne kui liivatormid kõrbetes taas võimust võtsid, vulkaanid purskama hakkasid ja paduvihmad troopikas jälle jätkusid. Põlvkondade jooksul õpiti tähele panema esimesi märke, mis viitavad maakera peatsele suikumisele. Selleks perioodiks valmistuti hoolikalt. Koolitati välja rändureid ja sõdalasi, kes liiguks kiiresti pikki vahemaid ja suudaks seista silmitsi uute maailmajagude ning võõraste keskkondadega. Ajapikku toimusid esimesed kokkupõrked ja avastused, et teisteski kohtades on elu ja kogukonnad. Eksisteerivad täiesti erinevad linnad, külad ja rikkalikud traditsioonid, rahvad oma keelte, kultuuride, laulude ja tantsudega. Legendina kanti põlvkondade seas edasi lugu inimestest, kes elasid ühe rahvana üle maailmselt koos. Samuti räägiti lugusid müstilisest taevakivist, mis maaga kokkupõrke kohas puutumatult rahvastega kohtumist ootab. Selle leidmist takistas vaid asjaolu, et maakera suikunud olek kestis vaid üürikest aega. Müstiline taevakeha. Neil, kes maailmas ringi rändasid, sai siiski ajapikku selgeks, et maa elustik on jaotunud sfääridesse, mis on seotud meteoriidi asukohaga. Taevakivi müstiline mõju oli seda tugevam, mida lähemal sellele paikneda. Seega asusid meteoriidi vahetus ümbruses kõige ekstreemsemate ja karmimate tingimustega piirkonnad, purskavate vulkaanidega tulemaa, jäised lagendikud ja tuulised kõrbealad. Mida kaugemale meteoriidist minna, seda nõrgemaks muutub ta haare. Kõige kaugeimas paigus laiusid kõrgete okaspuudega müstilised põlislaaned ja roheliste nõlvadega kõrgmäestikud. Meteoriiti ümbritsev ala oli tema väest nii võimsalt mõjutatud, et maapind ja ilmastik võisid muutuda minutite või lausa sekundite jooksul. Kõrgetest mägedest võisid saada hetkega sügavad kuristikud või tihedatest metsadest põhjatud sood. Seetõttu ei suutnud ükski rahvas meteoriidi läheduses elada ega sealsete tingimustega kohaneda. Metsik vägi, mis seda legendidesse põimitud taevakivi ümbritses, käis lugudes ja lauludes kaasas kui müstiline kutsung, milleni jõudmist rahvad ihaldasid. Usuti, et kivivägi teeb tugevamaks, kiiremaks, oskuslikumaks ja rikkamaks, mida iganes vajad, seda pidavat kivi suutma pakkuda. Julgemad proovisid teha retki meteoriidini ka aastasadade sees, ajal, kus loodus neid ei soosi, sest soov jõuda kivi maagiani ning saada sellest osa oli kõike haarav. Sellistelt retkedelt ei tulnud keegi kunagi tagasi. Ajapikku arenes välja tava, kus meteoriidi unne suikudes asusid rahvaste saadikud oma lähikonnaga taevakivini rändama. Kokku koguti rahvaste kõige sitkemad, tugevamad ja targemad, kes pidid meteoriidini jõudmiseks pika ja vaevarikka teekonna läbima. Taevakivi ümbritseva alani jõudes tuli oodata, kuni kõigi rahvaste saadikud olid kohale jõudnud, sest alles siis vaibusid alal möllavad tormid ja maastiku muutlikkus taandus. Kuigi unne suikunud meteoriiti ümbritsev ala ei moondunud enam sekunditega, jäid seda siiski ümbritsema ekstreemsed pinnavormid, mille läbimiseks vaja erilist intelligentsust, jaksu ja kestvust. Kuigi raja läbimine sai rahvaste seas iga aastasaja tagant teostatavaks tavaks, oli maastik igal järgneval korral eelnenust tundmatuseni erinev ning kõiki eesvaritsevaid ohte, ootamatusi ja katsumusi ei suutnud keegi ette näha. Tükike maagiat. Seda päeva, mil rahvaste esindajad raja läbivad ja meteoriidini jõuavad, hakati kutsuma saabumise päevaks. Kord korraldasid rahvad meteoriidi austuseks saabumise päeval pidustused. See sündmus tõi endaga kaasa aga midagi hoopis ootamatut. Kokku kogunenud 12 rahvast erinesid teineteisest täielikult. Neil oli keeruline leida ühiskeelt ja mõistmist, mistõttu näitasid nad enda kultuuri muul moel. Nad esindasid enda kogukondi taevakivi ümber järjepanu erinevaid numbreid tehes. Rütmide ja meloodiate saatel esitasid rahvad enda etteasteid.
Kõik läks järjest metsikumaks, justkui tuuled, pilved ja puud oleks rahvastega kaasa tantsinud. Viimaseks esituseks olid tumedad pilved katnud tähistaeva, sadas paduvihma ning mürina saatel välgatas ere piksenool otse kivisse. Rahvad paiskusid laiali ja heitsid varju. Mõni hetk peale eredat sähvatust jäi vihmast järele vaid õrn sabin. Kõik tulid aeglaselt varjust välja ning kogunesid taevakivi ümber. Selle küljest oli suur tükk lahti murdunud. Esialgu kõhkluste ja kartuste saatel läksid tugevamad rahvad lahti murdunud kivi uudistama. Kivi oli tuhum, katsudes külm ja kohutavalt raske, tekitades seda puudutanutes hirmuvõbinaid. Kui aga viimasena etteaste teinud džunglirahva esindaja läks kivi lähemalt uurima ning käe sellele toetas, siis juhtus midagi ootamatut. Kivi hakkas helendama ning muutus džunglirahva esindaja käes sulk kergeks. Oli see siis saatus või maagiline taevakivi ise, mis tol õhtul just džunglirahva oma saadikuks valis? Igal juhul läks järgmisel päeval alanud ühine tagasitee džunglirahva juhtimisel kiiremini ja sujuvamalt kui kunagi varem. Tagasi vihmavetsadesse jõudis märkasid džunglirahva kogukonnad, et elu on kergem, muld viljakam ja ilmastik sõbralikum. Kivi helendas veel pikki aastakümneid ning seda hoiti au sees. Haiged ja väetid said käia kivilt jõudu ammutamas ning terveneda läbi puudutuse. Mida lähemale jõudis aga sajandi lõpp, seda nõrgemaks jäi kivi kuma ning väiksemaks tema puudutuse vägi. Kui aastasada läbi sai ja maakera taas unne suikus, siis pudenes kivi tolmuks. Džunglirahval tuli taas teele asuda, et uuesti meteoriidini jõuda. Kui rahvad üle aastasaja taas kord taevakivi juures kokku said, vahetati teadmisi ja tarkusi ning kuulati kõike, millest džunglirahvas rääkida oskas. Sündis traditsioon, kus igal sajandil proovivad rahvaste esindajad oma etteastetega meteoriidi poolt välja valituks saada. Aastasadade jooksul treeniti lisaks kehalisele sitkusele ja vaimule ka suuri ja võimsaid etteasteid, mida kokkusaamisel esitada. Aina suuremad ja vägevamad andsid etteasted muuhulgas edasi ka eri rahvaste kultuure ja traditsioone. Meteoriidi valik ei langenud kunagi 2 korda järjest samale rahvale. Võimed ja vägi, mille kivi võitnud kogukonnad meteoriiditükist ammutasid, olid erinevad ja vastasid just selle rahva vajadustele, kodukoha ilmastikule ja tingimustele. Tänane päev. Nüüd on jälle kätte jõudmas aeg, kus meteoriidi mõju on vähenenud, maakera hakkab unne suikuma, tormid vaibuvad ja veed rahunevad. Rahvaste saadikud saavad taas kord asuda teele võimsa taevakivini, et saabumise päeval läbida üheskoos rada ja esitada sajandi jooksul välja töötatud, harjutatud ja lihvitud kavasid. Ikka selleks, et meteoriidi tahtest tükike temast kaasa saada ning oma rahvale väge, lootust, tugevust ja rahu tuua.